PMS ja üleminekuea vaevused on paratamatu osa naiseks olemisest või ei ole seda. Seda me selle nädala jooksul vaatame ja ma ütlen sulle etteruttavalt ära, et need ei ole loomulik osa naiseks olemisest. Ja täna on selline sissejuhatav tutvustav video ning alates homsest siis minu Facebooki grupis Rõõm ehedast elujõust räägin ma natuke nendest teemadest lähemalt ning pakun sulle ka lahendusi. Nii et kui sa ei ole veel selle toreda rühma liige, selle grupi liige, siis liitu kohe kindlasti. Mina olen Kairi, elujõutoetaja ja ma aitan inimestel toitumise, elustiili ja puhastumise abil oma elujõudu kasvatada ja ennast püsivalt hästi tunda. Kui ma mõtlen ise selle peale, kuidas mina olen ennast naise kehast tundnud, ma usun, et see lugu kõnetab veel mõndagi teist, siis mulle tundub, et naiseks olemine on koorem. Kui mul tekkisid esimesed päevad, siis nendega hakkas kaasas käima valud, nendega käis kaasas väga ränk premenstruaalsündroom. Ma tundsin, et mind on tõepoolest nuheldud naiseks olemisega. Sellele järgnes veel pärast lapse sündi minu elu kõige raskem aeg, sünnitusjärgne depressioon, mis oli nii sügav sellise läbipõlemisega, et mulle tundus, et sealt ei olegi võimalik läbi tulla. Ma mõtlesin, et see ei saa ju ometi loomulik olla, et niisugused vaevused meil on. Muidugi ma olen suur lahenduste otsija ja lahendused ka leidsin. Hakkasin lugema maailmakuulsa holistilise günekoloogi Christiane Northupi raamatuid. Ta on kirjutanud neid väga palju, ta on praeguseks üle 60-aastane, 10+ raamatut, väga mahukad. Ja sealt ma hakkasin aru saama, et mida siis tähendab naiseks olemine tegelikult ja kus oli see, kus mina olin omadega. Christiane ütleb, et naise tervises on 3 suurt ohumärki, mis ennustavad raskete metaboolsete haiguste teket tulevikus. Et tema on oma väga pika 40+ aastase karjääri jooksul seda näinud ja kõik see, kui ma räägin sulle, ma näen ka mina oma kliendi töös, et teatavate probleemide puhul on need kindlad märgid eelnevalt esinenud. Ja PMS ongi siis selline esimene tõsine häirekell, mis näitab seda, et naise keha ei toimi nii, nagu ta võiks, et tema elujõud ei ole mitte kasvamas ja õitsemas, vaid on hoopis kahanemas. Ma saan aru, meie jaoks tundub, et see on loomulik, et PMS on osa naiseks olemisest, aga see ei peaks niimoodi olema. Naiseks olemine peaks olema tõeline rõõm. Täpselt samamoodi siis järgmine aste sellest edasi on sünnitusjärgne depressioon. Ja see on juba väga palju tõsisem näitaja selle kohta, et naise tervis ei ole enam optimaalne ja et teda tõenäoliselt tulevikus ootavad rasked tervisehäired, kui ta ei võta endaga midagi ette, kui ta ei hakka muutma oma toitumist, elustiili, mõttemaailma, vähendama kokkupuudet toksiinidega. Ja 3. siis kõige rängem häirekell on üleminekuea vaevused. Et tõeliselt tervel ja tugeval naisel ei ole üleminekueal vaevuseid. Tal käib see kõik kerguse ja rõõmuga. Üleminekueal kaasneb see, et enam ei ole hirmu rasedaks jäämise ees. Naistel peaks tekkima selline uus noorus, teine õitsemine, tõeline vabanemine, eneseteostus, ülim rõõm ja õnn. Aga praegu meile müüakse üleminekuiga kui sellist tohutut rasket ja keerulist aega, kus tuleb hakata omale igasuguseid ravimeid ja kõike muud varuma, et küll see asi läheb nüüd kiiva, aga tegelikult ei peaks see üldse niimoodi olema. Meil on võimalik kõike seda ennetada, see ei ole loomulik osa naiseks olemisest. Järgnevate päevade jooksul me vaatamegi seda, et kuidas me saaksime seda teha. Ma etteruttavalt ütlen ka ära, et kindlasti ma räägin sulle spetsiifilisemalt, aga ma ei tea, kuidas Facebook näitab seda ühte ja teistpidi seda raamatut õiget või valepidi. Minu raamatus Elujõu käsiraamat on olemas lahendused, sest elujõu suurendamine on minu meelest alati lahendus. Mida rohkem on sul elujõudu, seda paremini toimib su keha. Ja see raamat on nüüd terve märtsikuu Apollo raamatukauplustes soodushinnaga müügil. Ma panen sulle siia ka lingi, nii et sa saad omale siis selle kohe niimoodi mõnusasti turvaliselt koju tellida. Veel soodsamalt, kui ilmselt on see tuleb see ka kõige soodsam hind, mida sa raamatupoodides üldse kunagi leidma hakkad. Nii et soovitan sul julgelt selle soetada ja tule liitu rühmaga ning kohe
Järgnevate päevade jooksul me siis räägime lähemalt sellest teemast ja vaatame, millised võiksid olla need lahendused, kuidas me spetsiifiliselt saaksime naise keha turgutada niimoodi, et tema elujõud hakkas kasvama ja et ta saaks vabaneda PMS-ist, et ei tekiks sünnitusjärgset depressiooni, et ei tekiks üleminekuea vaevuseid ja et naiseks olemine, naise kehas elamine oleks tõeline õnn ja rõõm.